Minu ettekande nimi on tuulegeneraatorite tervisemõjud. Ja selle slaidi peal näete te kohe, ütleme, ilmselt tänase päeva kõige olulisemat infot, mille võiks siis nagu koju kaasa võtta. Siin on kujutatud tuulegeneraatori akustilist signatuuri, millel on oma väga iseloomulikud tunnusmärgid. Ja terminoloogiliselt kasutan tuulepargi asemel väljendit tuulegeneraatori jaam või tuugenijaam, lähtudes analoogiast elektrijaama ja tuulejaamaga. Tuulegeneraatorid on pulseeriva heli ja madalsagedusliku akustilise energiaallikad. Tegemist on tööstusobjektidega, mis genereerivad meie elukeskkonda kvalitatiivselt täiesti uut liiki akustilist energiat. Ja tuugeni tekitatav akustiline energia võib olla inimkõrvale kuuldav, aga seal on ka sees infraheli komponent, mis ei ole inimkõrvale kuuldav. Ja kindlasti olete ka kõik kuulnud väidet, et see, mida te ei kuule, see ei saa teid ka kahjustada. Aga selline väide ei pea paika ja see, kes niimoodi ütleb, see levitab teadlikult valet. Ja tuulegeneraatorite impulsside hulk on, siin on väike arvutus tehtud paremal üleval nurgas, võttes aluseks selle, et pulsatsioon esineb kord sekundis, siis minutis on 60 impulssi, tunnis 3600, ööpäevas 86 000, kuus umbes 2,6 miljonit, aastas 31 miljonit. Ja kui oletame, et tuugeni eluiga on 20 aastat, siis pideva töö korral saadab ta välja umbes 660 miljonit impulssi. Ja kui tegemist on tuugenijaamaga, siis nende impulsside arv mitmekordistub. Ja juuresoleval graafikul on jällegi näha tuugenile ainulaadne ja unikaalne akustilise energiasignatuur. Ja teistes Euroopa riikides, kus tuuleelektrijaamad on juba aastaid töös olnud, on täheldatud inimeste haigestumist tuugenijaamade mõjualas ja paljud nendest inimestest on muutunud töövõimetuks ja osad inimesed on olnud sunnitud tuugenite negatiivsete tervisemõjude tõttu oma kodud hülgama. Ja nüüd rullub Eestis lahti samasugune stsenaarium ja sellest räägib ka üks sotsiaalmeedias jagatud video tuuleenergia pohmell, siis Pärnumaas Sopi-Tootsi ja Saarde tuulepargi näitel, kus inimesed haigestuvad, on muutunud kas osaliselt täielikult töövõimetuks ja sealt on kuulda ka, et osad inimesed üritavad oma kodusid maha müüa ja lahkuda sellest piirkonnast. See, et tuulegeneraatorid emiteerivad pulseerivat akustilist energiat, on teada juba peaaegu pool sajandit. Ja sellest ajast on tuulegeneraatorid arendatud palju suuremaks, mis lisab selle pulseeriva energia hulka. Ja juuresolevalt jooniselt on näha siis ühest uuringust joonised, mis iseloomustavad sellist pulsatsiooni, et ülemise joonise peal on tegemist ühe tuulegeneraatori pulsatsiooniga, keskmisel joonisel on näha siis mitme tuulegeneraatori pulseerivate impulsside summatsioon. Ja Eestis kasutatav infra- ja madalsagedusliku akustilise energia mõõtemetoodika ei ole suuteline registreerima tuulegeneraatoritele ainuomast akustilist signatuuri. Ja põhjus selleks on see, et siin on nüüd näha vasakul ülemine punase ruudu sees
joonis, kus pulseeruv energia muudetakse mõõteandmete töötluse käigus keskmistatud väärtustel põhinevaks energiahulgaks. Ja see ei muuda, või tähendab, see ei peegelda enam reaalset tuugeni pulseerivat töörežiimi. Ja saadud tulemus, mis on siis siin all punases kastis näha, see väljendatakse ekvivalentse helirõhu tasemena. Teine aspekt, miks Eestis kasutatavad mõõtemetoodikad ei suuda välja tuua tuulegeneraatorite laineomast akustilist signatuuri, on see, et hinnatakse akustilises keskkonnas ainult seda, mis on kuuldav, aga mitte tegelikku akustilist keskkonda. Ja juuresoleval graafikul on ka näha näide akustilisest keskkonnast tuulegeneraatori mõjualas asuvas majas. Ja punaste tulpadega on kujutatud ainult see osa füüsilisest keskkonnast, mille mõõtmist seadus nõuab. Roosad tulbad aga näitavad tegelikku füüsilist keskkonda. Ja mõõtmisel kasutatud metoodikas on siis veel kasutatud 10 minuti keskmistamist väärtust, millest oli eelmisel slaidil juttu, ja sageduslikku lahutusvõimet 1/3 oktaavriba. Ja sellisel meetodil ei tule välja, siis nagu sai mainitud, tuugeni akustiline signatuur. Ja järgmine graafik kujutab seda sama mõõtmist, mis oli eelmisel slaidil, kuid siin on mõõtemetoodikat, et akustiline keskkond on sama, aga on muudetud mõõtemetoodikat niimoodi, et spektraalne lahutusvõime on tehtud oluliselt täpsemaks ja see kasutab 1/36 oktaavriba ja ka ajaline lahutusvõime on mitte 10 minuti keskmine, aga iga 1 sekundi järel. Ja siin on näha siis sellise saelehe hammastekujulist kõverat ja need väljalöögid kujutavad endast tuugenite poolt tekitatud akustilisi impulsse. Seadusega kehtestatud metoodika kohaselt ei saa neid tuvastada ega kvantitatiivselt määrata. Ja ehk siis kui kasutatakse seaduses ette nähtud mõõtemetoodikat, muutub siis selle püstijoonest vasakul olev punase ringises ala akustilise keskkonna iseloomustamisel nähtamatuks. Kuid see ei tähenda seda, et sellel ringises kujutatud alal, mis langeb infrahelispektrisse, ei oleks tervisemõjusid. Ja nüüd järgnevalt ma näitan mõõtemetoodikaid, mida on maailmas paljude tuugenijaamade akustilise keskkonna mõõtmisel kasutatud. Ja sellise mõõtmistehnika juures kasutatakse ilma korrektsioonideta 1-sekundilise lahutusvõimega ja spektraalse lahutusvõimega 1/36 oktaavriba akustilise keskkonna mõõtmist. Ja sellisel juhul tuleb välja tuugenitele ainuomane akustilise energiasignatuur, kus on siis näha siin selle graafiku alumisest servast horisontaalsed, intensiivselt värvunud, paralleelselt jooksvad jooned, mis vastavad eelmises slaidis olevate kõverate tippudele. Ja kõik olete kindlasti kuulnud ka väidet, et looduses esineb meil ka infraheliallikaid, seega kui me paneme püsti tuugenid, ei ole muretsemiseks põhjust. Et siin on näidatud ära mõõtmised, mis tõestavad seda, et looduslik infraheli erineb kardinaalselt tehnogeensest infrahelist. Ja siin on 4 sonogrammi, kus on siis ära mõõdetud tuulepuhanguid, kärestikulise oja häält ja merelainete tekitatud infraheli. Ja see on ka koolitamata silmale näha, et nendel sonogrammidel puuduvad horisontaalsed, paralleelselt kulgevad intensiivsed jooned, mis on iseloomulikud tuugeni akustilisele signatuurile. Ja siin on seesama asi, mis ma nüüd paari viimase slaidi kohta rääkisin, võetud ühe slaidi peale kokku. Ja maailmas on paljudes kohtades, kus on tuugenijaamad töös,
teostatud reaalseid kohapeal mõõtmisi, kus on kasutatud nüüd sellist mõõtemetoodikat, mis suudab välja tuua tuugenitele iseloomuliku akustilise signatuuri. Vasakul pool me näeme, ülemine on sonogramm ja vasakul all on spektrogramm. Siin on registreeritud sellist akustilist keskkonda, kus ei ole töötavaid tuugeneid ja me märkame siin, et sonogrammis, mis on ülemine pilt, puuduvad iseloomulikud horisontaalsed jooned ja vasakul all oleval kõveral puuduvad iseloomulikud perioodiliselt harmoonilise jadana kulgevad väljalöögid, sakid. Ja paremal pool siis on akustiline keskkond, kus on mõõdetud akustilist keskkonda töötavate tuugenitega ja selle puhul on näha siis unikaalne, ainulaadne tuugenitele omane akustiline signatuur. Ülemisel sonogrammil on paralleelselt kulgevad horisontaalsed jooned ja alumisel spektrogrammil kõverast välja ulatuvad löögid. Ja mis on nende nagu selline kliiniline tähendus on see, et nende mõõtmiste käigus on selgunud, et kui akustilise keskkonna mõõtmisel on müra mõõdistamisel võimalik registreerida tuugenite akustilist signatuuri, siis see on väga tugevalt seotud inimeste tervisehäiretega ja need tervisehäired kas leevenduvad või lõppevad juhul, kui tuugenid hetkel ei tööta või kui inimene lahkub kas lühemaks või pikemaks ajaks tuugenite mõjualast. Seega on hakatud just nimelt seda pulseerivat akustilist energiat pidamas tugevat seost tuugeni tekitatavate tervisekaebustega. Ja siin on veel rida selliseid väiteid, mida te kindlasti olete ka kõik kuulnud, et tuulegeneraatorid ei mõjuta inimeste ja loomade tervist, et vaid väga vähesed inimesed kaebavad tuulegeneraatorite müra üle ja need, kes kaebavad, need kannatavad notseeboefekti all. Et selliseid väiteid ei toeta teadus ja need on teaduslikult põhjendamatud ja rohkearvulised teadusuuringud tõendavad küll infra- ja madalsagedusliku akustilise energia haiguslikke muutuseid, tekitavaid mõjusid nii inimestel kui ka loomadel. Ja siin on väike valim uuringutest, mis näitavad infra- ja madalsagedusliku heli negatiivseid tervisemõjusid nii inimestele kui ka loomadele. 78. aastal teostatud uuringus, kus uuringus olid geneetiliselt kurdid hiired ühe grupina ja teise grupina normaalse kuulmisega hiired, siis pandi nad mõlemad grupid esiteks kindlalt distantsi läbi ujuma. Peale seda teises etapis mõjutati neid hiiri kuuldava heliga ja pandi hiired uuesti ujuma. Selle tulemus oli see, et kuuljad hiired suutsid läbida kas 25–50% väiksema ujumisdistantsi. Ja kolmas etapp selles uuringus oli see, et kus mõlemat gruppi hiiri mõjutati siis inimkõrvale kuuldamatu, ka hiire kõrvale kuuldamatu infraheliga ja mõlemate gruppide puhul vähenes ujumisdistants oluliselt. Et sellega oli ära näidatud ilusti, et infraheli mõjuks elusolendile ei ole vaja kõrvakuulmist. Järgmine uuring on 2017 aastast, kus funktsionaalset magnetresonantstomograafiat kasutades jälgiti infraheli mõju inimese ajule ja infraheli mõjul aktiveerusid ajus kuulmisega mitte seotud ajuosad. Siia oli kaasatud ka emotsioonide kontrolliga seotud alad ja autonoomse närvisüsteemi talitlusega seotud piirkonnad. Ja siit võib tuua praktilisi näiteid elust, mis vastavad siis selle uuringu järeldustele, et üle maailma inimesed tuulikuparkide mõjualas elades kaebavad sageli siis selliseid asju, mis on seotud kas emotsioonide või autonoomse närvisüsteemi talitlusega. Üks autonoomse närvisüsteemi talitus on kehatemperatuuri oluline langus, mida esineb inimestel, kes elavad tuuleparkide mõjualas.
ja teine asi võib olla südamerütmihäired, mis on ka üsna üldine ja sage kaebus nende inimeste puhul. 2010 aasta uuring, kus näidati, et infraheli kahjustab ajus hormonaalset regulatsiooni ja aastast 2001 oli koostatud väga põhjalik ja pikk ülevaade erinevatest uuringutest, mis tõi välja elundite siis närvisüsteemi ja immuunsüsteemi kahjustusi nii inimestel kui ka loomadel, kes puutuvad kokku infraheli ja madalsagedusliku müraga. Ja Eestis on infraheli mõõtmine ja normid reguleeritud sotsiaalministri määrusega number 75 ja infraheli mõõtmisel kasutatakse G-korrektsiooni ja siin alumisel graafikul, mis on näha selliste roosade ja punaste tulpadena, on G-korrektsioon näidatud punaste tulpadena. Ja siin me näeme, et G-korrektsioon vastab tegelikule akustilisele keskkonnale ainult kahel sagedusel, mis on 10 Hz ja 31,5 Hz. Et kui sagedus väheneb või sagedus kasvab, siis G-korrektsiooni kasutades infraheli spektri osas saame me väga suure mõõtevea. Ja seda saaks vältida, kasutades siis juba eelpool mainitud mõõtemetoodikat, mis annaks piisava nii ajalise kui ka spektraalse lahutusvõime ja võimaldaks välja tuua tuugenitele iseloomuliku akustilise signatuuri. Et võib-olla võrdluseks juurde, mis aitaks seda mõista, seda sõnumit, oleks see, et kõik me mäletame algklassides bioloogiatunnis, et kui me õppisime rakuehitust, siis bioloogiaõpetaja tõi klassi valgusmikroskoobid ja siis sibula küljes kooriti üks õhuke lõik ja vaadati sellest sibula kestas raku seina ja raku tuuma oli valgusmikroskoobi all näha. Et kui me oleks proovinud vaadata siis sibula ütleme kile rakuehitust läbi luubi suurendusklaasis, ei oleks mingil juhul õnnestunud, et me võime tuua siia paralleeli ja analoogia siia juurde, et praegu kehtiv infraheli mõõtemetoodika kasutab siis akustilise keskkonna iseloomustamiseks täpsust, mis on siis sellise suurendusklaasi täpsusega, ehkki meil on võimalus kasutada valgusmikroskoobi täpsusega mõõtevahendeid ja sellest ka nagu need tulemused, et üks annab välja tuugenitele iseloomuliku akustilise signatuuri, mis on ülemisel graafikul näha ja alumisel on näha siis Eestis kehtiv mõõtemetoodika, mis ei suuda tuugeni akustilist signatuuri välja tuua. Ja sellest lähtub ka siis selle akustilise keskkonnas tegelikult esineva helirõhu taseme väga suur alahindamine. Ja tuugenite mõjualast, et siin on Soomes tehtud üks pilootuuring, kus püüti siis välja selgitada, et kui kaugele ulatuvad tuugenite tervisemõjud või kui kaugel veel inimesed kaebavad viletsat tervist. Ja siin tuli välja, et umbes 15 kilomeetri raadiuses tuugenite ümber on inimestel oluliselt ja tõsiseid tervisekaebuseid ja piir tuleb umbes 15 kilomeetri pealt, kust kaebused küll oluliselt vähenevad, kuid ka 20 kilomeetri peal ei olnud kaebused täielikult kadunud. Ja teine oluline faktor, mis mõjutas kaebuste raskust ja esinemist, oli ekspositsiooni aeg infrahelile. Mida rohkem olid tuugenis töös ja mida rohkem genereeriti keskkonda pulseeruvat akustilist energiat, seda rohkem oli inimestel kaebusi. Ja teadlased on välja toonud ka tähelepaneku, et kui enne tuugeni tehnoloogia kasutusele võtmist puutusid inimesed infra- ja madalsagedusliku akustilise energiaga valdavalt kokku rasketööstuses, transpordi alal, siis inimeste elukeskkonda toodud tuugeni tehnoloogia, mis eksponeerib inimesed
praktiliselt 24 tundi pulseeruvale akustilise energiale, et see on kaasa toonud. Tegemist on siis slaidiga 20 ja tõesti, siin on näha vasakul tumeda tausta sees on ka uuringu viide ja tuugeni labade kaalust umbes 30–40% moodustab bisfenool A, mis on naftakeemia produkt ja siis tänapäevaste mõõtmetega tuugenite puhul ühe laba kaal on 60–90 tonni, seega siis ühe laba kaalust umbes ütleme kas kuni 20–30 tonni moodustab bisfenool. Ja probleem on selles, et 2017 aastal lisas liikmesriikide komitee bisfenool A ohtlike ainete nimekirja kui väga murettekitava aine. Ja Euroopa Toiduohutusamet on 2023. aastal karmistanud väga oluliselt päevas kilogrammi kehakaalu kohta lubatava bisfenooli hulka, mis siis tuleb toiduga erinevatel pakenditest, eks ole, mis jääb toidu külge, ja see on 0,2 nanogrammi, mis on miljardik grammist. Enne seda 8 aasta jooksul on seda lubatava bisfenooli A hulka vähendatud 50 000 korda. Ja nagu te siin välja tõite, et tuugeni labade erosioon, mis on siis tingitud, kui on meretuulejaamadega tegemist sellise soolase vee, meie kliimas vihm, rahe, lumi, lörts, et see tekitab tuugeni laba eesmise serva erosiooni, et see tuugeni laba liikumine, et õhk toimib sellele liivapaberina ja siis õhku keskkonda paiskub mikro- ja nanoosakestena, siis siin on toodud ühe tuugeni kohta arvestusega sellised tuugenid, mille laba diameeter on 120 meetrit, et siis umbes 62 kilogrammi bisfenooli. Ja kui me nüüd rääkisime sellest Euroopa Toiduohutusameti päevastest lubatud, eks ole, normidest, mis on nanogrammi, mis on miljardik grammist, aga siin räägitakse, et keskkonda siis, et see on lihtsalt ühe tuugeni laba erosioon ja siis sellise mikro- ja nanoplasti saaste keskkonda paiskumine, aga kui need on sadu ja kui me võtame siis kogu maa, ütleme siis maailma jao kontinendi piires, et mis tähendab siis ilmselt väga suurt keemilist saastet ja probleem sellega on see, et üha rohkem leitakse bisfenool A põhjustatud haigusi ja haiguslikke seisundeid. Praeguseks on teada umbes 80 haigust ja haiguslikku seisundit, siin on osad välja toodud ja bisfenool A on oma keemiliselt struktuurilt naissuguhormooni sarnane ja sellepärast nimetatakse teda ksenoöstrogeeniks, et see ei ole inimeses sees, vaid see tuleb inimesest väljast poolt, aga toimib inimese sees nagu naissuguhormoon. Ja siin on välja toodud vähk, väärarengud, suhkurhaigus, südame-veresoonkonna haigused, üldsuremuse tõus. Et selle üldsuremuse tõusu taga on selline mitte ainult üks uuring, kus näidatakse, et kui inimesel on uriinis erituva bisfenool A hulk tõusnud, siis tõstab see üldsuremust umbes 50% järgmise 10 aasta jooksul, mis on nagu meeletu suremuse kasv. Ja tuugenite siis selline laialdane kasutuselevõtt tähendab tõenäoliselt meie elukeskkonna, pinnase, põhjavee, pinnavee ja õhu ja ka inimeste loomade massilist kontaminatsiooni bisfenool A-ga. Viitan siin slaidile 21, ma räägin kõigepealt selle ära ja siin on tegemist, siin on kaks pilti, vasakpoolse puhul on tegemist naaritsafarmiga Hollandis, kus siis käivitati selle naaritsafarmi lähedal tuugenijaam. Ja peale seda hakkasid toimuma sellised asjad, et naaritsate sigimisvõime vähenes, elusate naaritsapoegade sündivus langes, spontaansete abortide hulk kasvas ja ka tiinuste arv langes. Et siin nüüd sellel pildil on näha üks kast, kus on siis sellised kastitäis aborteerunud naaritsa embrüod
Ja parempoolse pildi peal on näha siis lamba tall ja samuti see lambakari on tuugenite mõjualas kasvanud ja see tall on siis olnud oma üsasisese perioodi infra- ja madalsagedusliku heli mõjupiirkonnas. Ja te näete siin, et selle talle jalad on väärarenenud, eks ole. Ja ma tooks inimeste hulgast teise näite, üks uuring, mis tehti Puerto Rico ranniku lähedastel saartel, kus ühel väikesaarel asus ka USA sõjaväebaas ja umbes 6 kilomeetri kaugusel asuvas linnakeses millegipärast hakati kahtlustama, et selle sõjaväebaasi tegevuses siis emiteeritav infra- ja madalsageduslik heli võib nende lastele negatiivselt mõjuda ja hakati uurima neid lapsi ja leiti väikelastel üsna spetsiifiline tervisehäire, mis on südamepauna ehk südameperikardi paksenemine. Ja siis hakati otsima, tehti teaduslik uuring, otsiti kontrollgruppi, leiti kontrollgrupp 20 kilomeetri kauguselt oletusega, et sinna see infra- ja madalsagedusliku heli mõju ei ulatu. Ja kui siis kontrollgrupp, need lapsed läbi uuriti, leiti ka nendel südamepauna paksenemine, siis hakati veel täpsemalt uurima, et kuidas see võimalik on, et üks on 6 kilomeetri kauguselt, teine 20 kilomeetri kauguselt, aga siis sai selgeks, et need lapsed, kes elasid 20 kilomeetri kaugusel ja kellel oli haiguslik südamepauna paksenemine, nende emad käisid raseduse ajal selles USA sõjaväebaasis tööl. Et see on näide sellest, et nii lühikese aja jooksul nagu 9 kuud ekspositsiooni infra- ja madalsageduslikule helile embronaalses eas on põhjustanud väga märkimisväärseid muutuseid, sest südameperikardi muutusi on eelnevalt mittepulseeruva infra- madalsagedusliku heli mõju puhul kirjeldatud alles aastate pikkuse ekspositsiooni tagajärjel.